Daamid ja härrad, ma tänan kõiki, kes võtsid vaevaks enda ja kaaskindlaste maalaste tuleviku pärast muret tunda ja kohale tulla. Räägin teile nüüd oma arvamuse toimuvast. Ma ei pretendeeri absoluutse tõe kuulutamisele ja täna ei saa veel keegi mind ka oma arvamuse avaldamise eest kohtus süüdi mõista. Vihakõne seadus pole kehtestatud ja kommunistidel pole see asi veel õnneks läbi läinud. Nii. Nõukogude Liit kui kurjuse impeerium, milles rahvast reksivad kommunistid korjasid üle kogu riigi parema geneetikaga inimesi kokku ja toimetasid nad tolle aja karmi perifeeriasse, Siberi, vangi orjalaagritesse, niinimetatud ümberkasvamisele. Täna tahavad Euroopa Liidu järjest rohkem Nõukogude Liidule sarnanev Pervo impeeriumi aparatsikud korjatas samuti inimesi, seekord tõelisi kurjategijaid, halvima geneetikaga kokku ja toimetada neid euroimpeeriumi karmi perifeeria, Eesti, vangilaagrisse. Kas me tõesti tahame muuta Eesti, Tartu, euroimpeeriumi Siberiks? Tahame ülikoolist vangilaagri teha? Ei, me ei taha Eestist Eurosiberit ja Tartust vangilaagrit teha. Ettekäändeks tuuakse mingi märuse 30 miljoni teenimist. Samal ajal, kui valitsus on meid süsinikupettuse, rohepöörde afääriga lausa miljardite kaupa paljaks röövimas. Makse ja energiahindu lakke ajades, röövlibörsil osaledes ning eestlaste ettevõtteid elektribörsi abil surnuks kägistades. Tuletame meelde, kas oli nii, et Martin Helme rahandusministriga korraldas rahapesu uurimises abiks olemisega peaaegu et üksi riigile 50 miljoni saamise ameeriklastelt. Oli ju nii? See selleks. Enne Tartusse vangla ehitamist viidi läbi küsitlus, mille järgi 80% tartlastest olid siia vangla rajamise vastu. Samas, Tartu volikogu otsustas vangla ehitamise kasuks, mis sest 80% inimestest vastu oli. Algul lubati, valetati, et tuleb 500-kohaline regionaalvangla lõunaeestlastele. Nüüd on meil siin 930-kohaline või 33-kohaline koguni kammertüüpi vangla, mille juurde kuulub ka 60-kohaline avavangla. Täna tahetakse juba välismaalt vange juurde vedama hakata. Nagu tänagi sõitis tookordne valitsus, volikogu, linnaelanike tahtmisest risti ja põiki üle. Sama toimub terves eestlaste riigis juba pikemat aega. Kuidas see on võimalik? Meil on ju demokraatia. Demokraatia tingimustes valivad inimesed omale juhtideks nende soove täitvad poliitikud, mitte risti vastupidi tegijad. Rahva soove mitte arvestavad poliitikud saaksid valimistel hundipassi ja peaksid tööle minema, reaalselt, päris tööle. Mingil kummalisel põhjusel valitakse meil pukki ikka need samad, kes rahva tahte vastu on tegutsenud ja edasi tegutsevad. See ju ei saa niimoodi olla. Miski siin ei klapi. Muidugi ei klapi. Meil on ju ja valimised. Mitte kuidagi ei ole võimalik kindlustada, et valimistel teeks hääletustoimingu just nimelt ID-kaarti omanik. Kaarti ja koodi on võimalik ükskõik kellele edasi anda. No see on üks asi. Aga valimiste ausust ei ole võimalik mitte kuidagi kontrollida ega vaadelda. Selle käes hallata on server. Võib esitada õigete valimistulemuste pähe, mida iganes ta heaks arvab. Ja esitabki. Muidu ei saaks kõige rohkem hääli need,
kes eriti räigelt eestlaste huvide vastu tegutsevad, makse tõstavad, eestlaste vara mööda ilma laiali loobivad, omadele tasku topivad. Ja et pettust võimalik tõestada ei oleks, hävitatakse pettuse tõendid füüsiliselt. Lausa televiisoris näidatakse süütõendite hävitamist. Vähemalt midagi nad seal trelliga katki uurivad. Ja eelvalimiste abil püsib võimul meid täiesti seaduslikult varatuteks orjadeks majandav seltskond. Nad ütlevad, juriidiliselt on kõik korrektne. Jokk, ei ole ikka küll. Me kõik teame, näeme, mõistame, aga midagi ei muutu. Inimesed ütlevad, me ootame, loodame, kuni midagi paremaks läheb. Ei lähe iseenesest midagi paremaks, ainult halvemaks saab ise minna. Senikaua, kui me ootame, võtavad nemad seadustega meil õigused käest ära, kehtestavad makse. Ainult meie ise saame midagi paremaks teha. Keegi teine ei ole huvitatud meie olukorra parandamisest. Keegi teine ei lõpeta meil ja e-valimiste pettuse abil eestlaste hävitamist. Ise peame olukorra paremaks tegema. Mida siis teha? Algatuseks lõpetame nõusoleku demonstreerimise, vaikimise. Lõpetame selle, mida need inimesed teevad, keda täna siin ei ole. Vaikimine on nõusolek, kes meelt ei avalda, see on kõigi nende tehtavate pättustega nõus. Vaikijad nõustuvad eestlaste maksude, süsinikupettuse, rohepöörde, kliimakelmuse, tuulikute, välismaa abistamise sildi all paljaks röövimisega. Vaikijad kiidavad heaks koolis lastele perverssuste normaalsuse pähe õpetamise ja inimestega massiliste meditsiiniliste eksperimentide läbiviimisega. Kes teab mõnda ohutu ja efektiivse vaktsiini kätte surnud või selle käes vaevlejat? Me kõik teame. Kas keegi vastutab, karistatakse? Me peame lõpetama nõusoleku avaldamise, vaikimise. Tuleb avaldada oma meelt kõige halva vastu ja hea pool. Oma köögis naabrimehele öeldu ei lähe kahjuks arvesse. Vaja on minna meeleavaldusele. Kõik, kes me siin oleme. Järgmine kord, kui me läheme meeleavaldusele, siis me kutsume oma vähemasti 2 sõpra kaasa. Selgitama neile ära, et kodus istumisega midagi paremaks minna ei saa. Ainult halvemaks. Meie isa-isad ei olnud vaikijad. Võtsid püssi ja läksid vabadussõtta. Riskisid oma elu ja tervisega ja kinkisid meile oma riigi. Kas meie ei saa nüüd isegi meeleavaldustele mindud? Meil ei panda meeleavaldajaid veel kinni, kuigi see aeg võib kergesti tulla. Tagasi laseme pättidel endale seaduse edasi kehtestada. Võtame vihakõne seaduse. Plaanid meie orjastamiseks on tehtud. Sa ei oma midagi, oled õnnelik. Me ei tohi lasta neid ellu viia. Meil on viimane võimalus ennast kokku võtta ja valimispettus ära lõpetada. Tihti öeldakse, et mis ma lähen, midagi see ei muuda. Muuda ja kuidas veel. Tuletage meelde, Tartusse mõni aeg tagasi kavandatud tselluloositehas. Ülepäeviti käisid siin tähtsad ministrid ja seletasid riiklikust eriplaneeringust, strateegiliselt tähtsusest ja kuidas kõik on juba ära otsustatud ja nemad tulid neile lihtsalt seda otsust siin valgustama ja teatavaks tegema. Korraldasime meeleavaldusele. Sinna tuli 3000 inimest. Kus kohas see tehas nüüd on? Teab keegi midagi? Räägitakse sellest midagi? Täiesti null. See tehas haihtus õhku. Anihileerus. Rahamehed, reostajad jäid pika ninaga. Inimesed, kes võtsid asja kätte, inimesed võitsid. Ameeriklased võitlesid omale ausad valimised välja, said oma rahva huvides tegutseda valitsuse ja nende paljaks röövimisel on kriips pead. Pätid visatakse riigist välja, majandus kasvab ja elu paraneb. Mille poolest meie viletsamad oleme. Seega, vaikimisaeg on läbi. Omaette nohisemine ei aita.
Aeg on eestlastel ennast kokku võtta ja oma tahe meeleavalduste abil maksma panna. Meil on laulva revolutsiooni näol kogemus olemas. Tuleb vaid sõbrad ja tuttavad üles äratada ja tänavatele tuua. Aitäh! EKRE-l on ka naisühendus. Mina olen naisühenduse juhatuse liige ja loen ette EKRE naisühenduse petitsiooni. EKRE naisühendus alustas platvormil rahvatahe.ee allkirjade kogumist justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta tagasiastumiseks. Kaitse Eestit, nõudes oma allkirjaga justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta viivitamatult tagasiastumist Rootsi vägistajate ja mõrvarite vastu, seisab üleskutses. EKRE naisühendus mõistab teravalt hukka Pakosta kavatsuse tuua Rootsi kurjategijad Tartu vanglasse ning põikleva suhtumise aastate jooksul toimunud jõhkratesse vägistamistesse Pihlakodu hooldekodus, mille ohvriks langes 8 eakat naist. Reformierakonna ja Eesti 200 ebapopulaarse valitsuse tatti kepi järgi tantsiva Riigikogu suutmatus tagandada vanurite vägistamist soosivat ja Rootsi kriminaale Eestisse importivat justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakostat tekitab tülgastus. Liisa-Ly Pakosta peaks leidma endas vähemalt niigi palju lugupidamist rahva vastu, et astub ise tagasi. Kas seda oleks tõesti palju loota? Õigusele ja õiglusele toetuv riik ei saa taluda kuritegevuse mentorina esinevat justiits- ja digiministrit, seisab üleskutses. Eesti maksumaksja ei pea tasuma oma turvalisuse ja sisejulgeolekuga, et meie koduõuele tuuakse Rootsi multikultuursest keskkonnast pärit kriminaale. Me ei taha näha Eesti kultuurihällis Tartus ringi kõndimas välismaiste mõrvarite ja vägistajate sugulasi ja sõpru. Vangide külastamise sildi all võivad nad hakata looma ka Eestis kriminaalseid slumme, millistest Rootsi kubiseb ja kuhu isegi politsei ei julge minna. Üleskutsest ütleme otsustava ei kriminaalide impordile Eestisse. Liisa-Ly Pakosta on pidanud vajalikuks Pihlakodu jõhkra vägistamise teema eest peitu pugeda ja teemat pisendada. Selmet seista sirge seljaga Eesti naiste, perede ja ohvride ees. See pole pelgalt üks kriminaalne juhtum. See on näide sügavast kriisist, kus riik ei kaitse oma inimesi. Liisa Pakosta käitumine pole üksnes ebapädev, vaid solvab kõiki Eesti naisi, Eesti emasid ja tütreid ja vanaemasid. Kutsume kõiki eestimeelseid inimesi astuma vastu Liisa Pakosta hullumeelsetele ideedele ja halastamatule moraalitusele. Eesti on eestlaste kodu, mitte Euroopa probleemide ja ühiskonna hälvikute prügimägi. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta, astu kohe tagasi. Kui valitsus ise ei suuda ennast puhastada, tuleb viivitamatult korraldada erakorralised valimised. EKRE naisühendus seisab vankumatult selle eest, et Eesti jääks eestlaste riigiks, turvaliseks, suveräänseks ja ise oma tuleviku kujundajaks. Kui oled üleskutsega nõus, siis lisa oma andmed ja oma käeline allkiri. Ja seda saab anda siin telgi all. Kõik, kes soovivad allkiri anda, palun tulge siia telgi alla ja siin saab anda allkiri. Ma tänan teid kõiki.
ma tänan Merike Lumit, kes organiseeris selle ja see on kõige suure algus ja ma tahan tõsiselt loota, et Tallinna järgmine linnapea on Merike Lumi. Aitäh! Tartu! Tallinnas võib ka öelda. Merike saab igal pool hakkama.